Hei, andragoogika üliõpilane! Kui oled minemas praktikale, siis see video on just sinu jaoks, sest siit saad sa teada, millest praktika planeerimist alustada, millele praktika ajal ja peale praktikat tähelepanu pöörata ja kust on leitav kogu praktikat puudutav info. Esimese asjana võiksid tutvuda praktika mahu ja ülesannetega, aga ka eneseanalüüsi vormiga. Need aitavad sul paremini mõtestada praktika õpiväljundeid ja eesmärke ja mõelda, milline võiks olla just sinule sobiv praktikaasutus. Mõtle, millised on sinu ootused praktikale ja sinu võimalused ehk oskused, teadmised ja ajalised ressursid praktika sooritamiseks. Kõik vajalik info praktika kohta on leitav praktika veebilehelt. Seal on praktika ülesanded, tähtajad, õpiväljundid, eneseanalüüsi vorm ja kõik muu. Kui see on tehtud, alles siis leia endale sobiv praktikaasutus. Esmalt tutvu selle asutusega ja tee kindlaks, kas sul on seal võimalik oma arengu eesmärke täita, millist arendusprojekti sa seal läbi viiks ja mis on asutuse koolitusvajadus. Kindlasti selgita ka oma juhendajale, mis erialalt sa oled, millised õpiväljundid on sul vaja saavutada, millised on praktika ülesanded ja praktika maht. Ja suuna oma juhendaja praktika veebilehele, sest seal on ka tema jaoks olulist infot. Praktika ajal tutvu kindlasti kolleegidega ja ole meeskonna mängija. Kogemused on rikastavad ja praktika võib saada sinu hüppelauaks. Kõikide tegemiste kohta täida praktika ajal praktikapäevikut ja reflekteeri tulemusi. Küsi palju küsimusi ja anna tagasisidet. Ja pea meeles, et praktikal olles oled sa oma eriala saadik ja kujundad andragoogide kogukonna nägu. Peale praktikat analüüsi tehtud, kas sinu eesmärgid said täidetud ja õpiväljundid saavutatud. Oma ettepanekud ja soovitused praktika korralduse kohta edasta nii ülikoolile kui ka praktikaasutusele. Eneseanalüüsi koostades mõtle, kas sinu teoreetilised teadmised vajavad veel täiendamist. Praktika tulemuste üle saad arutleda koos teiste praktikantidega teie enda korraldatud praktikaseminaril. Kutsu sinna ka oma juhendaja. Alusta praktikat õpiväljundite ja enda eesmärkide mõtestamisega. Seejärel mõtle, millised on sinu ootused praktikale ja sinu võimalused praktika sooritamiseks. Selgita oma juhendajale, millised on praktika ülesanded ja praktika maht. Tutvusta talle praktika veebilehekülge ja ära unusta, et praktikal olles oled sa oma eriala saadik. Peale praktikat analüüsi tehtud ning seejärel arutle tulemuste üle koos teiste praktikantidega praktikaseminaril. Head praktikat!